Nüüd aga vaatame järjekordse muistse laeva sündi. Käsmus valmib 1000-aastase viikingilaeva koopia ja see kavatsetakse vette lasta juba vähem kui 2 nädala pärast. Käsmus Lahemaa rahvuspargi rannal tehakse viimaseid ettevalmistusi 1000-aastase viikingilaeva koopia vette laskmiseks. Ehitamist alustati eelmise suvel ja laeva kere oli sügiseks valmis. TV3 uudised käisid sel ajal Käsmus uurimas, kuidas hoitakse sealses muuseumis Eesti muinasmõõka ning kiikasid ka õuel olevasse telki, kus viikingilaev seisab. Nüüd on laeva ehitus palju edasi arenenud ja 6. juunil lastakse ta pidulikult vette. Kuulsas purjelaevade ehitamise kohas Käsmu rannas ei ole laevu vette lastud enam viimased 110 aastat. Selle platsi, kus me praegu oleme, see nüüd oli 1900 oli viimane laev. 24 lasti viimane purjelaev, aga see tehti hoopis Haras. 9-meetrise viikingilaeva mast tuleb 7 meetrit kõrge ja selle raal hakkab tuult püüdma 20 ruutmeetri suurune puri, mis värvitakse burgundia punase ja helehalli triibuliseks. Laeva vööri püstitatakse aga kõrge maopea, mida Haapsalu meistrid alles voolivad. Kas viikingilaevaga minnakse ka päris avamerele? Meeskond on vaja, kes on treenitud siukse laeval sõitma. Põhimõtteliselt sellega Soome sõita ei tohiks mingi probleem olla. Sest selliste paatidega, isegi väiksematega käidi vanal ajal väidetavasti viikingite ajal Saaremaalt ju Gotlandit kogu aeg rüüstamas. Kuhu te sellega sõita kavatsete? On teil juba plaanika tehtud või? Siktun alla lähete või? Ei, no, Tartu mehed tõid uue sõnumi, tõid Novgorodist, et ikka see Konstantinoopal. Käsmu viikingilaeva ehitajad peavad eraelus mitmesuguseid laevaehitusest üsna kaugel olevaid elukutseid. Aarne Vaik on tegelikult bioloog. Antti Kreem on itimees. Laeva ehitavad ka üks viiulimeister ja kunstiõpetaja. Fotograaf Aarne Viljasaar ehitab laevale parasjagu tüüri. Me hakkame siia nüüd sobitama seda. Selle klotsiga läheb siia. Siia hakkab siin sees pöörama. Siit tuleb köis, tuleb ümber. Paat on pikk 9 meetrit. 9 meetrit, jah. Ja kummagi pool on 4 aeru. 8 meest pluss tüürimees. Pluss tüürimees, jah. Eestis on lahti pääsenud vanaaegsete laevade ehitamise pisik. 6. juunil sõidab Käsmuga Tartu meeste poolt valmistatud viikingilaev Turm. Ringi käib kuulujutt, et ühte viikingipaati tehakse ka Võsul ja ennäe. Paar Võsu meest tulevadki Meremuuseumi õuele luureletkele Käsmu laeva imetlema. Ma kuulsin, et Võsul tahetakse ka paati teha või? No jah, aga me teeme suurema kindlasti. Ei, meie alati peab Käsmus suurema tegema. See on joni värk. Aga see on nagu Eesti-Läti maa. Umbes nii. Ei saa kehvemad olla. Käsmu viikingilaev on tehtud täpselt 1000-aastase viikingilaeva koopia. Nad on kokku pandud ka vasknaeladega, nii nagu tol ajal seda asja tehti. Aga ma tahaksin teile rääkida ühest erilisest asjast. See laev on tõrvatud, siis tal on eriline tõrva ja traanilõhn. Et seda tunda peate te 6. juunil ise Käsmu tulema. Lähed Käsmu? Lähen küll, tahaks juba praegu seda tõrvalõhna tunda. Aga ei tunne me siin tõrvalõhna, vaid jätkame spordiga.